Mul on nüüd hea meel siis kutsuda Eesti majandusest rääkima Tõnu Mertsina ja ole hea, Tõnu. Ega mul siin sissejuhatuseks rohkem midagi öelda ei olegi, et võta siis juhtimine üle. Tervist! Võrreldes eelneva ettekandega on minu jutt palju laiem, aga millest ma räägin, on see, millisena me näeme liigub Eesti majandus ühest küljest võib-olla siin lähiaastatel, aga on ka siin veidi juttu tuleb ka sellest, milline paistab Eesti tulevik pikemas vaates, eriti kui me vaatame rahvastiku prognoosi. Aga enne, kui ma olen Eesti majanduse juurde, ei saa mööda minna sellest, kuidas mõjutab meid välisturg. Sellepärast, et Eesti SKP-st eksport on umbes 3/4. Kõik, mis maailmas toimub, varem või hiljem, rohkem või vähem, hakkab mõjutama ka Eesti majandust. 70% Eesti töötleva tööstuse ettevõtete käibest on eksport. Kui näiteks Soomes, Rootsis, Saksamaal või ka Lätis läheb majandusel hästi, nõudlus on suur või vastupidi, majandusel läheb halvasti, nõudlus läheb alla, siis see mõjutab Eesti ettevõtteid, see mõjutab meie palgataset ja halvemal juhul see mõjutab ka töökohti. Nüüd kõigepealt välisnõudlusest. Siin on üks nimekiri suurematest kaubanduspartneritest Eestis ja millele ma soovitan teil tähelepanu pöörata, on aastad 2019-2020 tulbad, mis on kas siis tumerohelist või helerohelist värvi. Te näete tegelikult, et kõikides riikides praktiliselt sellel aastal ja järgmisel aastal me prognoosime majanduskasvu aeglustumist. Majanduskasvu aeglustumine tähendab omakorda seda, et nõudlus nendes riikides meie toodetud kaupade või teenuste järele võib olla nõrgem. Ehk siis sellest tulenevalt me võime ka prognoosida Eesti majandusele aeglasemat majanduskasvu. Nüüd Eesti suurem selline kaubanduspiirkond, kuhu me ekspordime ja kus me tegelikult ka impordime, on euroala. Euroala osakaal on suurusjärgus 50% kogu meie ekspordist. Ja nüüd, millele ma nende kõverate juures siin soovitan tähelepanu pöörata, on eriti just töötlev tööstus. Ostujuhtide indeks on selline näitaja, mis annab meile väga kiiret pilti majandusolukorra kohta. Sellepärast, et kui me hakkaksime jälgima ka Eesti majandust või ka teiste riikide majandust, näiteks majanduskasvu järgi või tööstuse käitumise järgi, siis need numbrid tulevad meieni kõige kiiremini kas 1 kuu või SKP või kogu majanduse kohta 2 kuu pärast alles. Ja selleks ajaks on see tegelikult juba teatud mõttes ajalugu. Nüüd see ostujuhtide indeks näitab meile, me teame juba, milline oli euroala majandus septembris. Ja siit te tegelikult näete, et euroala majandus on sellel aastal oluliselt nõrgem ja selle nõrkuse taga on töötlev tööstus. Ja töötleva tööstuse sisse, kui vaadata veel detailsemalt, siis selle töötleva tööstuse taga on väga oluliselt just Saksamaa nõrk majandus. Ja kui vaadata Saksamaale veel omakorda sisse, siis Saksamaa majanduse selline põhiline, ütleme see pidur, mis seda Saksamaa majandust nõrgemaks teeb, on autotööstuse langus. Ja autotööstuse languse taga on siis maailmaturu nõudlus ja samuti ka rangemad keskkonnanõuded Saksa autodele. Saksa autotööstus peab nende keskkonnanõuetele endale ümber kohandama, mis tegelikult ongi seda tootmist pidurdanud. Nüüd
kuna maailmas majanduskasv aeglustub, teisest küljest on samuti ka hinnakasv suhteliselt aeglane. Näiteks, võtame euroalal. Euroalal selline keskmine hinnakasv ilma kütuse hindadeta, ilma toiduainete hindadeta on olnud viimased mõned aastad stabiilsed umbes 1% lähedal. Kui hinnakasv on aeglane, kui majanduskasv on aeglane, siis tegelikult ei saa ka keskpangad intressimäärasid tõsta. Sellepärast, et kui intressimäärasid tõsta, see tõmbab majandust rohkem, pidurdab majanduskasvu, raha ei liigu nii palju majandusse. Vastupidi, kui intressimäärasid langetada, ehk siis rahapoliitikat muuta lõdvemaks, see suunab rohkem raha majandusse. Ja tegelikult mida see olukord siin praegu näitab, on see, et maailmas enamus suuremaid keskpankasid lähiajal hoiab oma intressimäärad madalal või isegi langetab neid. Te näete näiteks hall kõver on siis USA Föderaalreserv, USA keskpank, kes tegelikult veel hiljuti järk-järgult intressimäärasid tõstis, sellepärast, et majandus kasvab tugevasti. Nüüd on selline kindlustunne ja teadmine, et maailma majanduses olukord hakkab veidi viletsamaks minema, on sundinud just keskpanka intressimäärasid langetama. Kui me tuleme nüüd lähemale Eestile, euroalale, siis euroalal jäävad intressimäärad madalaks tõenäoliselt veel pikemaks ajaks, vähemalt praeguse prognoosi järgi. Nüüd, kui me vaatame näiteks seda vasakpoolset joonist, Euribor, teatavasti on Eestis laenuportfell, kui te võtate pangast laenu, on see siis eluasemelaen, on see ettevõtete laen, on see seotud Euriboriga, peamiselt 6 kuu Euriboriga. On osad laenud on seotud ka 3 kuu Euriboriga. Ja kuna intressimäärad jäävad madalaks, Euribor jääb ka madalaks, siis iseenesest selline intressikoormus, intressi tagasimaksete koormus lähiajal ei tohiks tõusta. Ja see teoreetiliselt iseenesest peaks aitama ettevõtetel ka investeerida. Muidugi ettevõtete investeeringute jaoks ei piisa ainult sellest, kui intressimäärad on madalad. Selleks peab olema ka parajalt kindlustunnet majanduses ja selleks peab olema ka nõudlust. Nüüd selle joonise juures, mis ma teile tegelikult näidata tahan, või õigemini need 2 joonise juures, on see, et te näete, et kui me räägime praegu madalatest intressimääradest, siis tegelikult intressimäärad on langenud järk-järgult juba väga pikka aega. Euroala kohta ei ole meil pikemat statistikat näidata kui viimased 20 aastat, sellepärast et euroala loodi ju alles 99. aastal. Ja siit te näete, et kuigi on siin toimunud on toimunud ka tõusud, aga tegelikult see iseenesest see suund on kogu aeg allapoole. Nüüd, kui te vaatate riigi võlakirjade tootlusi või riigi võlakirjade intresse, ehk siis ütleme, kui me tahame raha kuhugile paigutada, kõige turvalisem rahapaigutus võimalus on üldiselt riigi võlakirjadesse, siis isegi te näete, et riigi võlakirjades samuti ei ole võimalik enam eriliselt mingit intressi saada. Näiteks praegu, kui võtame kogu maailma kokku, siis kogu maailmas negatiivsete intressidega riigi võlakirjasid, investeerimisjärgu riigi võlakirjasid on umbes 17 triljonit USA dollarit, mis on umbes 30% kogu võlakirjade mahust. Ja siin te näete samuti, et juba viimased 40 aastat on intressimäärad tasapisi allapoole liikunud. Nüüd, kui mõelda selle peale, et kas intressimäärad võivad lähiajal tõusma hakata, siis näiteks turuootused, muidugi turuootus ei ole mingisugune fakt, et nii peab ka toimuma, aga kapitali- või finantsturgude ootused on sellised, et Euribor jääb veel negatiivseks lähema 4 aasta jooksul, vähemalt.
Muidugi me ei tea, võivad toimuda ka mingisugused ootamatused, mis võivad seda trendi muuta, aga kokkuvõttes võib öelda, et intressimäärad jäävad madalaks. Nüüd teine teema, mis samuti on oluline praegu, kui me võrdleme euroala majandust ja USA majandust, siis USA majandus on euroala majandusest tugevam. Intressimäärad on seal kõrgemad ja majandus on tugevam. Ja mida see tähendab? See tähendab ju seda, et kapital voolab pigem USA dollarisse, mitte eurosse nii palju. Ja kui raha suunatakse rohkem dollarisse, siis see tähendab ka seda, et USA dollar on euro suhtes tasapisi kogu aeg tugevnev. Ja siin see kollane kõver, te näete, tähendabki, see liigub küll allapoole iseenesest, aga see näitab seda, et USA dollar tasapisi euro vastu tugevneb. Ja kuna tegelikult euroala, nagu ma ütlesin, või Euroopa Keskpank jätab oma intressimäärad madalaks veel pikemaks ajaks, hästi USA Föderaalreserv hakkab ka tasapisi alandama oma intressimäärasid, aga siiski tegelikult ei ole sellist, vähemalt lähiajal oodata seda, et euro peaks hakkama dollari vastu oluliselt tugevnema. Nüüd, kui me vaatame teist olulist valuutat Eesti jaoks või kaubandussuhetes on Rootsi kroon, siis Rootsi kroon vastu eurot on nõrgenenud, ehk siis euro on muutunud Rootsi krooni suhtes tugevamaks. Mida see tähendab ekspordile? Kui meie oma valuuta nõrgeneb, siis selle võrra on meil tegelikult soodsam eksportida vastu teist valuutat. Kui meie oma valuuta tugevneb, siis selle võrra on meil raskem eksportida, see konkurentsivõime selle võrra siis halveneb. Nii et seda võiks arvestada, aga Eesti puhul on oluline veel tähele panna seda, et Eesti kogu kaupade ekspordist umbes 80% toimub euros. Nii et kui me praegu vaatame, et dollar tugevneb või euro nõrgeneb vastu dollarit, siis tegelikult ikkagi tuleks siia kõrvale panna see teadmine, et Eesti eksporditehingutest umbes 80% toimub euros ja see dollar ei avalda meile olulist mõju. See avaldab mõju ainult nendele ettevõtetele, kelle eksporditehingud toimuvad dollarites. Nüüd tuleksin lähemale Eestile. Kõigepealt võrdlus maailma kaubandusega. Need oranžid tulbad on maailma kaubandusmahu kasv. Ja te näete, et sellel aastal on maailma kaubandusmahu kasv järsult nulli kukkunud. Mõnel kuul langus, mõnel kuul on kasv, aga tegelikult võiks öelda, et sellised, esimesed 7 kuud on maailmas kaubandusmahu kasv sisuliselt nulli langenud. Nüüd tekib nagu küsimus, et aga miks see niimoodi on toimunud? Väga lihtne on võib-olla öelda 2 põhjust. Üks on siis USA ja Hiina vaheline kaubanduskonflikt ja sellest tekkinud ebakindlus. Ja teine põhjus, mis eriti puudutab euroala, on Brexitist tulenev ebakindlus. Aga ma toon näiteks teile USA ja Hiina vahelise kaubanduse kohta ühe sellise näite. Kui me paneme kokku Hiina eksport USA-sse, USA eksport Hiina, kokku on umbes 670 miljardit USA dollarit. Kogu maailma eksport kokku eelmisel aastal oli 19,5 triljonit USA dollarit. See osakaal, need 2 riigi omavahelise kaubanduse osakaal on umbes 3%. See ei ole suur. Aga me peaksime arvestama veel seda, et kui Hiina ekspordib USA-sse midagi, siis läbi tarneahelate mõjutab see ka teisi riike. Jaapanit, Lõuna-Koread, Indiat, miks mitte ka Venemaad,
kõik, kes pakuvad allhanget nendele toodetele, mida tehakse Hiinas. Ja sama teema on ka tegelikult USA-ga. Nii et selles mõttes see protsent Hiina, USA omavahelise kaubanduse osakaal võib tunduda väike, aga tegelikult on selle mõju läbi tarneahelate suurem. Nüüd see sinine joon on Eesti kaupade eksport. Te näete, et Eesti kaupade eksport kokku on sel aastal nii-öelda teinud vähikäigu, ehk ekspordi kasv on järsult aeglustunud. Aga selle kõvera juures tuleks meelde tuletada üht sellist ütlust. Inglise keeles on see devil lies in details. Ehk siis agregaat, ekspordi või ka kogu majanduse agregaat ei näita alati õiget pilti, mis tegelikult toimub. Kui me võtaksime kogu ekspordist välja põlevkiviõli tooted ja elektri, mille osakaal tegelikult Eesti majanduses ei ole väga suur. See mõjutab küll oluliselt Ida-Virumaad, aga kui me võtame välja põlevkiviõli tooteid ja elektri, siis tegelikult selline kõver jääks suhteliselt siledaks. Et kui see kõver praegu näitab seda, et eelmisel aastal oli ekspordi kasv 13%, sellel aastal kokku esimese 8 kuuga 2%, siis kui me võtame välja need tooted, millest ma just rääkisin, siis oleks see pilt selline. Eelmisel aastal 6% ekspordi kasvu, sellel aastal 5% ekspordi kasvu. Nii et Eesti on väike majandus, üksikud tooted mõjutavad meie majandust sageli väga oluliselt. Nüüd see joonis näitab sellest, mida ettevõtjad Eesti keskmisena arvavad oma tootmise ja ka ekspordi väljavaadete kohta. Ja te näete, et tegelikult nii ekspordi kasvu väljavaated kui ka siis mõistagi ka tootmise väljavaated on üha halvenemas. Ja see halvenemine tegelikult algas juba kuskil eelmise aasta keskpaigas. Nii et sellest tulenevalt võiks ka järeldada seda, et Eesti võib-olla siin lähikvartalite majanduskasvu väljavaade tuleb nõrgem, kui ta oli. Nüüd teine teema, mille järgi saab vaadata ka Eesti majandusolukorda, on majandussektorite kindlustunne. Kas siis tööstus, teenused kokku, ehitus või tarbimine. Ja kui te vaatate nüüd neid kõveraid võib-olla natukene hoolikamalt, siis te näete, et ehituse kindlustunne ja tööstuse kindlustunne on langenud. Samas jällegi teenuste ja tarbijate kindlustunne on püsinud tegelikult suhteliselt tugevana. Ja selle põhjuseks on see, et palgakasv on jätkuvalt väga kiire Eestis ja see hoiab sisenõudlust Eestis üleval. Tarbijad suudavad veel korralikult tarbimist suurendada ja see tarbimine jõuab ka teenustesse päris hästi veel praegu. Aga selline üldine pilt on ikkagi Eesti üldise majanduse kohta on juba ammu tipust läbi käinud ja tasapisi allapoole, suundub allapoole. Nüüd, maailma majanduses on üldiselt toimunud kasvu järsk aeglustumine paljudes riikides, aga Eesti majanduskasv esimeses kvartalis oli jätkuvalt väga tugev, 4,3%. Selle aasta esimesel poolaastal, väga tugev. Aga pilt tegelikult on majandussektorite järgi olnud üsna ebaühtlane. Et ühest küljest näete, et töötlev tööstus, need oranžid tulbad, ta on küll kergelt allapoole liikunud, aga tegelikult, kui me vaatame töötleva tööstuse kasvu sellel aastal ja töötlev tööstuse kasv eelmisel aastal, siis tegelikult ei ole olulist vahet, umbes 4%. Sellel aastal isegi on veidikene parem töötleva tööstuse kasv. Nüüd teine selline veel suhteliselt tugev, kuigi ka on see nagu otsa allapoole pööranud, on jaekaubandus.
jaekaubandusmahu kasv on sel aastal tugevam, kui see oli eelmisel aastal. Ja selle põhjuseks on reaalpalga kasvu kiirenemine, et kui me paneme kokku kogu majanduses oleva raha, mida inimesed palgana teenivad, jagame selle läbi inflatsiooniga, siis me saame reaalpalga kasvu või reaalpalga sellise mahu, kui palju raha üldse majanduses on. Ja see on samuti kasvanud ja see on tegelikult suundunud kõik osa sellest on suundunud jaekaubandusse ja on aidanud siis jaekaubandusmahtusid suurendada. Nüüd kaks valdkonda, mis Eestis on langusesse läinud ja mis tegelikult ka pidurdavad Eesti majanduskasvu. Üks on ehitussektor. Ehitussektor on selle aasta esimeses 2 kvartalis languses, aga ta on tulnud väga kõrge taseme pealt. Et midagi hullu ei ole, sellepärast, et kui te vaatate linnades ringi või võib-olla ka siin piirkonnas, te tegelikult näete, et ehitustegevus on väga aktiivne. Aga lihtsalt ehituse kasv on aeglustunud või langenud väga kõrge taseme pealt ja enam Eesti majanduskasvu ei panusta. Eelmisel aastal näiteks oli ehituse panus Eesti majandusse umbes 1/3. 1/3 kogu Eesti majandusest tuli ühest tegevusalast, ehitusest. See ei ole tegelikult hea, kui on kontsentreeritud liiga palju ühele tegevusalale. Ja teine probleem on seotud energiatootmisega, täpsemalt öeldes elektritootmine. Ja elektritootmise languse taga on järsult tõusnud CO2 kvoodi hinnad. Energiatootjad, elektritootjad peavad ostma juurde CO2 kvooti selleks, et saada rohkem toota üle selle kvoodi piiri ja selle tõttu on muutunud elektritootmine vähem kasulikumaks ja see on pidurdanud. Näiteks selle aasta 8 kuu keskmisena on Eestis elektritootmine vähenenud 37% ja see langus on kogu aeg süvenenud, nii et viimane number oli elektritootmisel -57. Nüüd, kui me räägime majanduskasvust, siis peaks tegema vahet 2 numbril. Üks on majanduskasv püsivhindades, ehk siis kui palju me mahtudes midagi toodame, asju. Me toodame mingeid laudu või toodame toole, me toodame järelkärusid, kui palju me seda toodame. Ja seda näitab siis need oranžid tulbad. Nagu ma ütlesin, sellel aastal 4,3%. See on tegelikult väga tugev kasv. Aga siia juurde tuleks panna veel hinnad, sellepärast et hinnad ju on ka veel lisaks. Eurodes on Eesti majandus kasvanud viimasel 2 aastal peaaegu 10%. Peaaegu 10%, tugevasti üle 9%. Sellel aastal on ta küll veidi aeglustunud, aga näete, on see aeglustunud 8% peale. Meie majandus eurodes kasvab praegu ikkagi suurusjärgus 8-9%, tuleb kogu aeg eurodes raha juurde, mis on tegelikult ikkagi väga tugev kasv. Ja kui vaadata veel, et selle aasta esimest poolaastat, millistest tegevusaladest see kasv on tulnud, siis see 4,3, mis te näete selle musta kõvera otsas, on siis majanduskasv kokku ja need tulbad iseenesest võiks kõik kokku liita, siis me saaksime selle 4,3 majanduskasvu. Ja kõige suurem osakaal sellel aastal majanduskasvus on tulnud infokommunikatsioonitehnoloogia sektorist. Peamiselt siis programmeerimine, konsultatsioonid, IT-teenused. Teine selline hästi suur tegevusala grupp on kutse- ja haldusteenused, mille alla kuulub tõesti väga suur hulk erinevaid teenusettevõtteid ja siis samuti ka töötlev tööstus. Sellist 3 peamist tegevusala, mis on sellel aastal Eesti majanduskasvu üleval hoidnud. Nüüd selline tugev majanduskasv nõuab ka tööjõudu. Ja kuna Eestis tegelikult tööjõudu jääb üha vähemaks, siis on mõistagi meie majanduses praegu üheks peamiseks selliseks tootmist piiravaks teguriks on tööjõupuudus. Ja kui tööjõupuudus jagada 3 sektori vahele, teenused,
ehitus ja tööstus, siis te näete tegelikult, et see on nüüd tehtud küsitluse põhjal. Ettevõtjad ütlevad, milline on peamine tootmist piirav tegur. Te näete, et ehituses on see kõver natukene allapoole liikunud, ehk siis nagu see tööjõupuudus on oma tipu läbinud, ta on küll oluline, aga ta ei ole enam nii akuutne, nagu see oli aastal 2018 algus. Tööstuses tasapisi jälle on ka samuti allapoole liikunud, aga ta on ikkagi suhteliselt kõrge, aga teenuste sektoris on jätkuvalt tööjõupuudus väga oluline ja selle põhjuseks on see, et Eesti majandus, nagu enamikel teistel majandustel, liigub majandusstruktuur praegu üha rohkem teenuste poole. Umbes 70% kogu Eesti majandusest tuleb teenuste sektorist. Teenuste sektor jällegi on rohkem tööjõudu vaja või tööjõu intensiivsem, mis tähendab ka seda, et tööjõudu, näiteks kui me räägime tootmise efektiivistamisest, ma näitan pärast teile mõned slaidid ka, tööstuses, kui ettevõtjad ostavad ühe efektiivsust tõstva roboti või sisseseade ja sellega on võimalik tootlikkust suurendada. Teenusesektoris sõltuvalt muidugi konkreetselt tegevusalast on see teema hoopis keerulisem. Kui sa oled näiteks õigusbüroo või oled sa haridusettevõte või oled sa ka mingi riigiettevõte, siis sa ei investeeri masinasse selleks, et paremaid teenuseid teha. Sul on vaja tootmist efektiivsemaks muuta, sul on vaja harida töötajaid ja see tegelikult teeb selle tootmise efektiivsemaks. Nüüd teine teema, ja selline tööjõupuudus mõistagi kiirendab palgakasvu. See on juba sisuliselt selline üle räägitud jutt või leierdatud jutt see, et praegu on töötajad üldiselt palju tugevamal positsioonil palganõudmistel võrreldes, tööandjaga. Et töötajad saavad praegu üsna palju dikteerida seda, millist palka nad soovivad. Nüüd teine teema samuti on, miks palgakasv on kiire, et kui me räägime välismaalt tulnud kas kolleegidele või kellegile, kes võib-olla elavad Lääne-Euroopas, meil on palgakasv +7%, +8%, mõnes kvartalis +9% palgakasv. See tundub meeletu nende jaoks. Aga jällegi, kui me kõrvale paneme nominaalse SKP kasvu, ehk kui palju on raha tulnud majandusse juurde, siis see pilt ei olegi nii väga kõrge. Ja siin ma olen toonud ka viimase 8 aasta keskmise brutopalga ja viimase 8 aasta keskmise SKP kasvu või nominaalkasvu või siis nagu eurodes kasvu. Ja te näete, et viimase 8 aasta brutopalga kasvu on olnud väga tugev, 6,6%, sisuliselt 7%. Ja samal ajal tegelikult Eesti majandus eurodes on kasvanud pealt 7%. Nii et seal on ka selline teatud niisugune korrelatsioon. Samas jällegi, kui me paneme palgakasvule või üldse kogu tööjõukulude kasvule kõrvale ettevõtetes tootlikkuse kasvu, siis tootlikkuse kasv jääb tööjõukulude kasvule alla. Ideaalis muidugi oleks see, et tööjõu tootlikkus kasvab umbes samas tempos, nagu kasvab ka tööjõukulu. Aga jah, siin te näete, et see vahe on küll tasapisi vähenenud, aga tegelikult tööjõukulud kasvavad ikkagi tootlikkuses kiiremini. Ja kui me räägime ka näiteks eksportivatest ettevõtetest, siis töötlev tööstus, mis on meie Eesti peamine eksportiv majandussektor, siis töötlevas tööstuses õnneks küll 2 viimasel aastal tööjõukulude kasv ja tootlikkuse kasv on sisuliselt ühesugune. Mida suurem on tööjõukulude ja tootlikkuse kasvu vahe, seda vähem või seda rohkem halvendab see ettevõtete konkurentsivõimet. Nüüd, ühest küljest vajadus parandada konkurentsivõimet, teisest küljest see, et tööjõupuudus on.
ja kolmandaks see, et tööjõud on muutunud kallimaks, on suunanud ettevõtteid investeerima rohkem masinatesse, seadmetesse, sellistesse masinatesse, seadmetesse, teadus-arendustegevusse, arvutisüsteemidesse, et oma tootmist muuta rohkem efektiivsemaks või tootlikumaks. Ja siin te näete, see vasakpoolne joonis on masinate, seadmete, teadus-arendustegevuse osakaal ettevõtete investeeringutes. See on järsult kasvanud nüüd, see on küll nüüd viimase 7 aasta jooksul. Sellel aastal on see kõver küll allapoole liikunud, aga iseenesest tegelikult on ta ikkagi võrreldes siin aastataguse osakaaluga oluliselt kõrgem. Nüüd samal ajal jällegi, samal ajal on oluline ka vaadata seda, milline on üldse ettevõtete investeerimise osakaal nende käibest. Ja siin on tegelikult toimunud just sellises pikemas ajavaates suur langus. Ja selle languse taga on see, et ettevõtetes kasumite osakaal käibes on langenud. Peamiseks põhjuseks on muidugi see, et mitte ainult tööjõukulud, vaid kogu kulubaas ettevõtete jaoks on muutunud suuremaks või kõrgemaks. Ja see marginaal, mida ettevõtted lõppkokkuvõttes saavad enda jaoks küsida, on tasapisi muutunud üha kitsamaks. Kui kasumlikkus ehk siis kasumi osakaal käibes väheneb, siis jääb neil ka tegelikult vähem ruumi investeerida. Siin nüüd viimasel 3 aastal või alates 2017 see investeeringute osakaal ei ole küll enam langenud, aga ta on ikkagi sellise võrreldes siin 15 aasta taguse ajaga 4% praegu, siis oli kuskil seal 7-8%. Nüüd võib-olla vaataks sisse nendesse selle ettevõtete võimalustesse ja põhjustesse, miks ettevõtted praegu sellises olukorras on. Üks on see, et kui me võrdleme Eestis teadus-arendustegevusse suunatud raha, see on küll 2017 aasta numbrid, sellepärast et kõikide riikide võrdlust uuemat ma ei saanud, aga see osakaal eelmisel aastal Eesti kohta oluliselt ei olnud muutunud. Te näete, et tegelikult võrreldes nüüd Euroopa teiste riikidega on Eesti ettevõtted tegelikult teadus-arendustegevusse investeeringuid teinud osakaaluna SKP-st ikkagi suhteliselt vähe. Esiotsas on Rootsi, Austria, Saksamaa, Taani, Soome ja tegelikult siin tagumises otsas, kui te vaatate, on ikkagi põhiliselt endised idabloki riigid, sealhulgas ka Eesti. Nüüd teine teema on digitaliseerimine. Kui me Eesti avaliku sektori kohta saame öelda, et Eesti avalik sektor või riigisektor on maailmas esirinnas oma digitaliseerituselt, oma digiteenuste või digilahenduste poolest, siis tegelikult, kui me võtame Eesti ettevõtted, siis Eesti ettevõtetes digitehnoloogia kasutamine on ikkagi allpool keskmist, Euroopa keskmist. Siin on muidugi väga palju erinevaid põhjuseid, muidugi võib-olla üks põhjusi kindlasti on see ka, et Eesti ettevõtted on üldiselt väikesed, aga siin ruumi arenguks iseenesest on küll ja küll. Nüüd teine teema on samuti tööstusrobotite kasutamine Eesti ettevõtetes, mis tööstusrobot annaks väga olulise tootlikkuse kasvu võimaluse, aga üldiselt on tööstusrobotite kasutamine majanduses või kui palju tööstusroboteid üldse kasutatakse, väga paljuski seotud majandusstruktuuriga. Kui siin esiotsas on Saksamaa, Rootsi, Taani, Itaalia, siis Eesti ilmselt sellist majandusstruktuuri, kus on näiteks suur masinatööstus. Me nagu seda ei saaks ka lähiajal ilmselt endale ette kujutada. Ja teine teema on veel see, et tööstusrobotid on kallid. Ja kuna Eestis 90% ettevõtetest on alla 10 töötaja,
siis samuti te võite ise järeldada, et sellise kalli tööstusroboti ostmine või investeerimine sellesse ei ole eriti mõistlik. Ja selle tõttu tegelikult see on ka üks selliseid põhjusi, miks Eestis on tööstusrobotite osakaal ka praegu nii madal. Muidugi jällegi võiks öelda, et ruumi seda suurendada on ikkagi. Nüüd, kus asub või kui suur on Eesti tööjõust üldse kõrgtehnoloogilistes sektorites? Ma pean silmas kõrgtehnoloogilised sektorid on nagu, tegelikult siin see ei seleta ära täpselt, millised sektorid, aga Eestis me saame eelkõige rääkida elektroonikatööstusest, tegelikult ka paljudes teistes tegevusalades on osad tootmislõigud väga kõrgtehnoloogilised ja kui te vaatate praegu Eestit, Eesti on tegelikult Euroopas kõrgtehnoloogilistes töötleva tööstuse ja teadmiste mahukates kõrgtehnoloogilistes teenustes üldiselt on suhteliselt kõrgel tasemel. Et tööhõive osakaal on 5,5%, et meist kõrgem tegelikult on see Iirimaal, Šveitsis ja Soomes. Nüüd, kui me võtame kogu majanduse kokku, ehk siis me räägime teadmiste mahukast erasektorist, siis siin see pilt nii selline roosiline ei ole, aga samas jällegi võib-olla on meil hea võrrelda ennast näiteks Läti ja Leeduga, et Lätis ja Leedus on sellesse valdkonda või sellesse gruppi kuuluvate töötajate osakaal tegelikult veel väiksem. Nüüd, mis võiks hakata toimuma võib-olla siin lähiaastakümnetel koos tehnoloogilise arenguga Eesti majanduses? Selle joonisega seotud analüüsi on kokku pannud McKinsey, rahvusvaheline konsultatsiooni ettevõte, ja siin on siis toodud välja automatiseerimise potentsiaal teadaoleva tehnoloogia abil, kuidas see mõjutab siis mingit kindlat tegevusala Eestis. Ja te näete, et kõige enam sellist nagu automatiseerimise potentsiaali on transpordis, töötlevas tööstuses, majutuses, samuti ka ehituses, kaubanduses. Iseenesest tegelikult seda, kui palju nendes valdkondades või nendes tegevusalades automatiseerimise abil on võimalik veel automatiseerimist juurde tuua, see potentsiaal on väga suur. Ja veel võib-olla paar aastat tagasi räägiti selliseid hirmujutte sellest, et automatiseerimine võtab töö ära. Tegelikult nii lihtne või nii see päris ei ole. Sellepärast, et ühest küljest automatiseerimine kaotab ära mõned töökohad, aga samas jällegi ta loob uued töökohad juurde. Nii et võib-olla need omavahel isegi võib-olla kompenseerivad üksteist. Osad töökohad kaovad, osad töökohad tekivad juurde ja siit tegelikult võiks ka kohe sellise soovituse tegelikult anda, et eriti lihtsamad tööd tegevad inimesed peaksid arvestama sellega, et nad ei piirduks väga kitsa erialaga, vaid hoiaksid või arendaksid endas mingit sellist erialade portfelli, mitmetahulisust nagu. Nüüd kaks viimast slaidi, see on selline kokkuvõte, et kui nüüd mõelda, milline võiks välja näha selline ütleme, koos tehnoloogilise arenguga Eesti majanduspilt, siis üks on see, et ametikohtade struktuur muutub ja loomulikult ka tasu selle eest. Siis nendel ametikohtadel, mis täiendavad seda uut tehnoloogiat, kasvab palk kiiremini. Robotid, tehisintellekt asendavad üha rohkem praegust tehtavat tööd. Nüüd, millised töökohad täpselt kaovad, seda üldiselt ei ole võimalik kogu nimekirja
nagu ette tuua. Me teame mõned töökohad, mis kaovad, aga nüüd öelda täpselt see nimekiri kaovad, need tekivad juurde, seda üldiselt on väga raske öelda. Ja selle tõttu, nagu ma ka just nimetasin, on töötajatel, eriti just lihtsamad tööd tegevatel inimestel, mõistlikum tekitada endale selline oskuste profiil või portfell. Nüüd, väga palju praegu räägitakse IT-valdkonna arendamisest, et see on Eesti tulevik ja see on ka Eesti tulevik ja see on ka maailma tulevik. Aga tegelikult peaks ka selle peale mõtlema, et Eestis rahvastik väheneb, õigemini rahvastik vananeb ja rahvastik ka väheneb. Mis tegelikult tähendab seda, et tulevikus tekib üha suurem nõudlus tervishoiu ja hoolekande teenuste eest järgi. Teisest küljest, kui me võtame ka järgnevad 20 aastat, inimeste elatustase paraneb, mis tähendab seda, et inimesed hakkavad tarbima üha rohkem mugavusteenused enda jaoks, näiteks kinnisvaraalane tegevus, vaba ajaga seotud tegevused, erinevad personaalsed ja majapidamisega seotud tegevused ja mõistagi ka haridus. Nii et need on sellised üks nimekiri, see ei ole kaugeltki ammendav, see on võib-olla sellised osad näiteid, mille ma olen toonud veel täiendavalt sellistele tehnoloogiaga seotud tegevusaladele. Ja üks selline oluline asi, mida ilmselt peab veel rohkem analüüsima, on see, et kui töötajate arv väheneb, siis iseenesest peaks ka tootlikkuse kasv kiirenema, et saavutada samasugust majanduskasvu. Aga praegu, ma näitan seda joonist, tundub, et selline eesoleva 2-30 aasta perspektiiv näitab seda, et on kahtlane ikkagi, kas sellise rahvastiku vähenemise või sellise tööalise elanikkonna vähenemise juures me suudame nii palju tootlikkust suurendada, et seda kompenseerida. See on kõik minu poolt, aitäh. Aga ma ei tea, kui teil on küsimusi, siis... On Tõnule küsimusi? Siis ma küsin ise. Et sa rääkisid siin, et majandus ei taha kuidagi kasvada. Et siin Euroopa Keskpank, kui ta eelmist rahatrükki tegi, see oli päris muljetavaldav, viskas 65 miljardit kuus või palju ta juurde trükkis seal mingi 1,5 aasta jooksul iga kuu, et nüüd käivitati see teine programm, aga kui majandus ei hakkagi kasvama, me räägime nüüd Eesti majandusest küll, et väike majandus kasvab, aga maailma majandus, globaalne majandus üleüldse, et äkki me peaksimegi harjuma selle nii-öelda nutika kahanemisega, et hakata täna juba ettevalmistusi tegema selleks, et hakkame kokku tõmbama, sest see laiutamine on läinud üle igasugust piirid, et kuidas sa ise näed neid asju? Ma olen tegelikult sellest ka hästi põgusalt ka kirjutanud, et ühes oma artiklis, et Euroopa majandus paistab, et sarnaneb üha rohkem Jaapani omaga. Jaapani majanduskasv on olnud väga pikka aega nullilähedane. Intressimäärad on olnud nullilähedased ja see tegelikult ei ole majandust käivitanud. Nüüd see rahatrükk, mis Euroopa Keskpanga poolt uuesti käivitatakse, tegelikult lükkab intressimäärad veel rohkem allapoole. Sellepärast, et raha tuleb rohkem majandusse, aga nõudlust raha järgi ei ole nii palju. Intressimäärad hakkaksid kasvama alles siis, kui nõudlus tekiks rohkem raha järgi. Ja iseenesest tegelikult ega siin paistabki vähemalt lähiajal selline olukord olevat, me ei oska nüüd öelda, milline on võib-olla euroala majanduskasv 5 või 10 aasta pärast, aga vähemalt siin eesoleva 5 aasta pärast ma küll nagu ei näe, et euroala peaks tulema mingisugune väga tugev majanduskasv, et ta võib jäädagi selliseks suhteliselt nõrgaks. Ja siis siin ühte sinu slaidi vaadates, siis, et tööstusel on väga suur perspektiiv täna võtta tehnoloogiat kasutusele, nii-öelda iga ettevõtja unistus on teha täiesti inimeste vaba tootmine. Siis oleks nagu kõige okeim. Ja kui siin eelmine esineja rääkis tehisintellektist, mis annab sellele kõigele tegelikult täna jõudu juurde, siis me toodame selleks, et inimestele pakkuda, aga kui nendel inimestel ei ole tööd,
siis tekib selline rumal olukord või siis kodaniku palk on möödapääsmatu meie ühiskonnas. Robotite maks ka muidugi. Ma tegelikult ühel joonisel ka, ühel slaidil näitasin seda, et osad töökohad kaovad ja osad tekivad juurde. Et tegelikult see ei pruugi kehtida Eesti kohta, aga näiteks USAs on selline analüüs tehtud, et ühe uue kõrgepalgalise IT töökoha loomine või toomine linna tekitab sellele juurde 5 uut töökohta, mis tegelikult on, mis teenindavad seda. On need siis taksojuhid, on need siis restoranid, koristajad ja nii edasi. Et tulevikus tegelikult selline väga tugev tehnoloogiline areng iseenesest võib küll ka selle tekitada, et see palgakasv võib kiireneda just nagu tehnoloogiasektoris veel rohkem kui ülejäänud tegevusalades. Nii et ma tõtelda nagu väga palju sellepärast ei muretse, sellepärast et see protsess toimub väga aeglaselt. Ja majandus on üldiselt, kui ta on, ütleme, Eesti majandus on suhteliselt paindlik, ikkagi tegelikult, Eesti tööturg on väga paindlik, siis selle aeglase arengu jooksul nihkuvad vähemalt osad asjad paika, et tekivad uued töökohad. Muidugi, ma ausalt öeldes, mis puudutab kodanikupalka, siis see on ilmselt kohe terve päeva teema, et ma vähemalt praeguses seisus küll ei toeta seda kodanikupalga teemat. Muidugi ma ei tahaks öelda, et selle võiks prügikasti visata täiesti kohe, aga seda on proovitud nii Šveitsis kui ka Soomes ja see, mida nad on tegelikult leidnud, on see, et see vähemalt praegu on liiga kallis ja ei ole ka tegelikult oodatud tulemust andnud. Ja, ta on täpselt nii kaua kallis, kui probleemid hakkavad kuskil mujal tekkima, siis ta muutub hästi odavaks, kui ühiskonda probleemid tulevad. Aga on küsimusi veel? Ja palun. See ei olegi väga konkreetne küsimus, see pani pigem nagu mõtlema see slaid, kus olid need uued töökohad või kus siis see tööjõuvajadus nagu kasvab. Ja kui vaadata neid valdkondi, siis täna ei, see ei olnud see. See oli see, kus meil oli haridus ja sotsiaalhoolekanne ja muud sellised asjad. Et traditsiooniliselt on see loetelu ju neid valdkondi, kus ühiskond nagu mitte nagu sellise tavalise tarbijana, vaid väga palju riik peab maksma palka. Mõtlen huvitav, et kui nagu tööjõud nihkub nendelt rikkust tootvatest sektoritest pigem sellistesse nagu kulusektoritesse. Et huvitav, kuidas sellist nagu ühiskonda nagu jätkusuutlikult üleval pidada, kuidas inimestes heaolu tagada jätkuvalt? See, et tervishoid, hoolekanne, haridus, et need on sellised rohkem nagu avalikud teenused, see on rohkem Euroopa teema tegelikult. Sest näiteks USA-s, Kanadas ka on väga palju nendest ka ju erasektoris. Ja ma arvan, see ei ole ka võib-olla üldse praegu kogu selle asja juures nii väga oluline, sest tegelikult, kui me eeldame, et see jääb ka Euroopas rohkem avalikku sektorisse, tervishoid, hoolekanne, haridus, võib-olla ka mõned niisugused personaalsed majapidamisega seotud teenused, siis see eeldab ka maksukoormuse tõusu, sest kuskilt me peame saama makse juurde, et seda avalikku teenust finantseerida. Et Eestis on praegu maksukoormus keskeltläbi umbes 33% SKP suhtes, millega me oleme tegelikult Euroopa keskmisest tugevasti allpool, oluliselt kaugemal maksukoormusest Põhjamaades. Aga jällegi on meie maksukoormus kõrgem kui USAs. Nii et see sõltub väga palju sellest, millise majandusmudeli me endale valime. Ma arvan, et me tasapisi ikkagi liigume rohkem sellise sotsiaalsemat laadi, rohkem Euroopa pärasema majandusmudeli suunas, mis pikemas vaates minu meelest tähendab kõrgemat maksukoormust. Aga jah, ma arvan, et siin ka avalik sektor võib ju väga head teenust pakkuda, kui see on hästi finantseeritud. Erasektor lihtsalt võib olla kallim ja see nõuab teistsuguseid rahaülekandeid inimestele.
vastasin. ja selles mõttes ma olen nõus, et selle prognoosi pealt tundub see vältimatu, et kui me prognoosime nende tööjõuvajaduse liikumist nagu hoopis teistesse sektoritesse, siis pole nagu väga valikut, et siin ei kujuta ette, et personaalse majapidamisega seotud teenuste puhul näiteks, et need, kes nii-öelda neid teenuseid pakuvad ise samasuguse võimekusega on valmis neid nagu hankima sisse, et Okei, et kui te mõtlete seda, et milline hakkab olema vanemate inimeste sissetulek, et kõigi inimeste. või kõiki inimeste sissetulek, seda on jah, seda on nagu raske öelda, aga ma ütlen, et jah, eks aeg näitab tegelikult, seda on raske prognoosida. Aga teeme nüüd aplausi Tõnule ja lõunaaeg on kätte tulnud. Aitäh!